Tere, armsad vaatajad! On tore jälle siin olla, et juba varsti saada teada, kellele kuulub seekordse vooru võit ning mis on uueks ja ühtlasi ka selle hooaja viimaseks ülesandeks. Kahjuks olen täna siin üksi, kuna minu kaassaatejuht Emil on ootamatult jäänud COVID-19 viirusesse. Käimasoleva hooaja lõpuni on aga veel aega ning ka tänase saatega ju alles alustasime, nii et hakkamegi siit järjest minema. Nii nagu eelmiselgi aastal rändasime tantsusaatega talvest kevadesse. On ka sel aastal märkamatust külmast ja lumisest talvest saabunud päikseline ja kauaoodatud kevad, et õues on juba päris mõnus. Nägime ka tantsukoolide seekordsetest videotest, kes on metsas, kes on rannikul, kel päike trennisaali aknast piilumas. Täna avas meile oma uksed Mooste mõisa Trahter Vares, kus lisaks oma ürituste korraldamisele saab rändajaga kõhu täis kena toamajutuseks ning fotograafiahuvilised kindlasti ka värskendava portsu inspiratsiooni, sest majas asub ka fotostuudio. Meie läheme aga siit saatega edasi ning heidame kiire pilgu 3. vooru võistluskavadele. Nagu klippidest nägime, on tantsulahingus osalevad tantsukoolid kahtlemata väga andekad ning on väga põnev jälgida, millise nurga alt on keegi otsustanud ülesandele läheneda ning kuidas tantsuks kokku panna. Minul saatejuhina on ausalt öeldes päris pingevaba tantsulahingus kaasa lüüa, kuid siiski on juba õhus tunda pinget, sest mängus on ju peaauhind 1000 eurot ning võistluse lõpp juba paistab. Kuid enne veel, kui punktide juurde asume, vaatame järgi, mida peale võistluspinge veel õhus tunda on. Nimelt seadsin sammud Tartu poole ja võtsin ette külaskäigu Eesti Lennuakadeemiasse. Eks mul ju esialgu olid mõtted ikka pilvedes, kõrgel õhus, kuid tegelikult õige pea mõistsin, et väga suur ja oluline osa lendamisest tehakse ära just maa peal ning nii kutsungi teid täna Lennuakadeemiat avastama veidi vähem tuntud, kuid vägagi põneva nurga alt. Sel korral jätame korraks kõik maised teemad ning lennutame end mõtetes kõrgele õhku. Oleme tulnud täna Tartu lähistel Eesti Lennuakadeemiasse. Üha enam noori tunneb lennunduse vastu suurt huvi ja nii on sellest õppeasutusest tänaseks saanud üks tihedama vastuvõtu konkursiga kõrgkool Eestis. Näib nii, et peale meid meeldib teistelegi mõelda suurelt ja lennutada omi tulevikuplaane kõrgustesse. Mina igal juhul olen juba väga põnev. Tere, Silver! Tervist! Kas sa räägiksid natukene lähemalt, mida Lennuakadeemias üldse õppida saab? Lennuakadeemia on siis rakenduskõrghariduslik kool ja meil on siis nagu ka Lennuakadeemia nimi ütleb lennunduserialad. Ja neid on meil siis kõrghariduserialasid, mida õpetatakse eesti keeles on kokku 4 tükki. Siis on meil see aasta plaanis avada 2 ingliskeelset õppekava ja lisaks on meil olemas ka üks kutseõppevorm. Ja mida siis õppida saab alates piloodist, lennujuhist, ärianalüütikust kuni siis insenerialadeni välja, et väga erinev niisugune ampluaa.
see tundub kõik väga huvitav, aga mis võib olla see kõige popim eriala, kuhu soovijaid lihtsalt tuleb ja ega otsa ei saa? No ajalooliselt on see olnud kogu aeg siis ikkagi õhusõiduki juhtimise eriala, kus meil on olnud väga suur tung, et inimesed, kes tõesti väiksest peale on unistanud, et nad tahavad piloodiks saada, aga sellele väga tugevalt astub kandadele ka tegelikult meie lennuliiklusteenuste eriala, mis on oma olemuselt siis lennujuhiks õppimine ja loomulikult ka meie lennunduskorralduse eriala, mis on siis majandusalane õpe, et läheb tööle näiteks lennujaama. Aga tegelikult ka viimastel aastatel on tõusutrendis olnud siis lennundusinseneride ehk siis lennundustehnika eriala. Ja piloodiõpe on kindlasti väga huvitav ja kindlasti ka väga ahvatlev kõigile, aga lennundusinseneriks saamiseks unistavaid noori on ka väga-väga palju. Nagu ka sina ütlesid, et mis periood selleks on üldse, et õppida sellist eriala? Lennundustehnika eriala siis on tegelikult oma olemuselt jällegi selline, mis jaguneb kaheks. Et sa tuled õppima ja siis on meil pärast esimest aastat on spetsialiseerumine, et sa valid siis, kas sa hakkad minema lennundustehnikuks siis nii-öelda õhusõiduki ehituse ja hoolduse suunda või sa lähed siis side- ja navigatsiooni suunda. Ja see õppe ise siis kestab kokku 4 aastat ja nagu me näeme ka siin ümber, et on väga palju praktikat ja käed külge võimalusi. Ja ma tean isegi väga mitut noort, kes peale gümnaasiumi lõppu siis on soovinud ka tulla siis just lennuakadeemiasse. Et mis see võluvits on, et teeb nii huvitavaks ja noored tahavad just siia kooli tulla? See on väga hea küsimus, et ma ei tea, kas meil just siis mingi niisugune nii-öelda võluvits on. Võib-olla üks asi on see, et lennuakadeemia on Eestis unikaalne, et meil on näiteks lennusimulaatorid, meil on lennujuhtimistorni simulaator ja meil on oma lennukid, mida nagu tegelikult koolidel ei ole. Et selles mõttes võib-olla see on siis ühelt poolt see nii-öelda võluvits, aga teiselt poolt, mis on ka, ma arvan, ise väga oluline on see, et lennundus on Eestis viimaste aastatega eriti üha järjest nagu kasvanud valdkonnana. Meil on palju juurde tulnud erinevaid lennundusettevõtteid ja näiteks Eestis ehitatakse maailmatasemel droone, mis maksavad niisuguse korraliku luksusauto hinna. Ja ma arvan, et kõik see kokku tegelikult siis on muutnud seda sektorit nagu atraktiivsemaks ja seda gümnaasiuminoored ka märkavad ja tahavad ise siis sellest põnevast lennundusmaailmast osa saada. Ja, aga siinsed lõpetajad saavad sõna otseses mõttes ka pilvedest kõrgemale tõusta, et kui kõrgelt lendavad lennuakadeemia õpetajad ja õpilased ka? No me teame, et piloodid lendavad nagu väga kõrgelt, aga nii-öelda kui tõsisemalt rääkida, siis tegelikult on lennundus oma olemuselt on juba selline väga rahvusvaheline valdkond. Ja see tähendab seda, et meie lõpetajad töötavad üle maailma erinevates kohtades. Et kui sa siin lõpetad oma õpingud ära, siis see ei tähenda, et sa pead Eestis hakkama lennujuhiks või ainult Tallinna lennujaama tööle minema, vaid sa saad seda teha nagu põhimõtteliselt igal pool, kui sa soovid. Ja see on kindlasti jällegi üks, ma arvan, niisugune väga hea omadus lennunduseria lõpetajatele, et nad saavad seda teha igal pool. Aga kui jätta kogu see lennundus kõrvale, kas jääb ka aega üldse muudeks tegevusteks ja ka näiteks tantsimiseks? Minul isiklikult? Ja. No tegelikult võiks öelda, et isegi nagu jääb, aga ütleme siis võib-olla see viimased 2 aastat on olnud ju, nagu me teame, selles osas ju väga keerulised. Aga ma arvan, et see käib iga inimese nii-öelda elu sisse, et me kõik ju mingil hetkel tantsime. Et olgu see siis pidu või mis iganes sündmus, et kas või üksi kodus vahepeal. Kuuled hea muusika. Aga mis sul üldse on siis kõige parem mälestus tantsimisega? Oi, no mul on see mälestus on väga sügavalt mällu sööbinud, kui ma olin 1. klassis.
ja siis ma käisin peotantsutrennis ja siis meil oli esimene esinemine oli Vanemuise suurel laval. Ja ma mäletan lihtsalt, see oli nagu üliuhke tunne, et kui sa oled esimese klassi õpilasena saanud suure lavale, inimesed plaksutavad sulle, et see oli niisugune nagu väga vägevat. Väga huvitav. Aga kui tantsijatele soovitakse enne lavale minekut näiteks pingpäkka, siis mida soovitakse lennundusvaldkonnas? No võib-olla see oleneb ka jällegi, et siis kellele. Et ma arvan, et lennundus on tegelikult niisugune hästi oma olemuslikult niisugune kontrollitud valdkond ja lennundusest nagu selles mõttes nagu väga nalja ei mõisteta, et kui sa piloodile nagu sooviksid, et ma ei tea, head kukkumist, et siis sellele hästi ei vaadata ja pigem ikka soovitakse, et ohutut lendu ja tule tagasi. Aga suur aitäh sulle, et sa kutsusid meid siia ning võtsite meid avasüli vastu ning minul on küll näiteks pilt palju selgem ja ma soovin teile palju kõrgeid lendu. Väga tore ja kõik, kes on huvitatud, siis Lennuakadeemiasse ootame teid. Lisaks lennukitele ja võistluspingele tunnen mina juba õhus ka vaikselt ärevust ja kannatamatust. Punkte hoiame ju jätkalt enda teada, kuid parandame selle vea nüüd ja kohe ja jagame lahkelt teiega punkte, mida tantsukoolid teineteisele andnud on. Ja mis me näeme? Tabeli etteotsa on tantsinud Error, mitte kaugele maha ei jää ka 5 tähte ja Face tantsukool. See on päris esmane tulemus, mis kellegile hetkel veel vahevooru võitu ei too. Küll aga tõid need suurepärased esitlused palju häid sõnu tantsijatele. Kiideti väga huvitavat tantsukeelt, ühtset visuaali ja sümpaatset koreograafilist keelt. Tähelepanu väärisid ka tantsijate kostüümid ja leidlikkus võttepaikade leidmise. Nüüd sai õhku visatud palju häid punkte ja veel rohkem lootust. Ehk jällegi kisub olukord pingeliseks ning ikka ja jälle on õhus veel midagi nagu, mis meenutaks megahertsi ning just seda sorti sageduselt toimetab Raadio Ring FM, kus me Emiliga käisime vaatamas, kuidas valmib üks äge raadiosaade. Täna oleme tulnud Lõuna-Eesti raadiosse Ring FM ja koos hommikuprogrammi tegijatega Toomase ja Kristiniga äratame siinse rahva täna üles. Ja täna on reede ja lisaks sellele, täna on nädala viimane tööpäev, on siis raadios Ring FM hommikuprogrammis väljakutsete päev. Just nimelt ja see tähendabki seda, et saatejuhid mõtlevad teineteisele erinevaid väljakutseid välja ning need on küll seinast seina selles mõttes, et on väga naljakaid, harivaid ja ka jaburaid. Ja tundub, et nüüd ongi meie kord alustada saatega ning 3, 2, 1. Toomas, sina kui hoopis laulja oled sattunud raadioteele, et mis on siis muusikatoimetuste kõrvalt hoopis raadiosse toonud sind? Tead, see juhtus minul juba ikkagi 30 aastat tagasi, et kui ajad muutusid uueks ja oli kord ka selline aeg, kus 90 alguses oli rohkem vaja tegeleda muude asjadega kui pillimänguga. Oli päriselt ka selline aeg, kus enam nagu ansamblit väga palju vaja ei olnud, olukord läks nii keeruliseks, et leib ja toit olid olulisemad kui mingi meelelahutus.
ja ka siis oli õnneks jällegi see huvitav aeg, kus Eestis hakkasid kõik asjad tekkima nagu nullist, uued eraraadiojaamad alles tekkisid. Ja ma olin selles esimeses meeskonnas, kes Tallinnas tegi Kuku raadio, mis sai just märtsi alguses 30-aastaseks. Nii et 1. märtsil tähistasime Kuku raadio 30. Olid plaanis ka muide suured pidustused, aga tänu sellele rahvusvahelise olukorrale praegu need kõik jäid ära. See selleks. Nii et minul on raadiokogemust sellest ja siis me tegime Tartus veel Kuuraadio, mis oli ka mõned aastad. See oli väga tore raadio ja kahjuks seda nüüd tänasel ei ole, aga selle järgnane nii-öelda oli Tartu Kuku ja nii edasi. Ma olen tegelikult töötanud raadios kokku juba varasemast etapist, siis ütleme kokku vast üks 5 aastat, reklaamitoimetaja ja saatejuhid ja nii edasi. Aga nüüd sel ajal vaatan nüüd, kui saabus uus kriis. Meelelahutajad jäeti jälle koju, eks ole. Mis siis minu sulle puges jälle vaikselt raadiosse tagasi. Sest iseenesest ei ole see raadiotöö mulle nagu kuskilt võõraks jäänud. Et ma olen ise väga seda raadiokuulaja tüüpi inimene, ma kuulan sõitmise ajal. Mulle meeldib muidugi rohkem kuulata jutusaateid ja nii edasi, aga see selleks, et raadio pole mulle võõras. Pikk teekond siis ikkagi ära käidud. No jah, et kui sa nüüd mõtled, ma ei taha küll hakata nüüd vanuselisi ealisi esile tooma, aga siiski läbi elatud elus on nii mõndagi. Aga kas sul vahepeal tuleb saate käigus selline või jutu käigus laulmise himu ka ja äkki oled laulnud ka siin saates, et kus... Tõtta öelda ei ole jah päriselt, kui me oleme siin muidugi selles jaamas teinud endale lihtsalt elu siin niivõrd lõbusaks või toredaks, et siin ei ole see eesmärk, et olla nii, ütleme, nii päevakajaline selles mõttes, nagu te peaksid tegema, ütleme, suuremad ametlikumad jaamad, sest see on ikkagi hommikuprogramm, mida me siin teeme, kostub Lõuna-Eestis ja pigem on see nagu hea tuju üleval hoidmise, mitte sellist ärevate uudiste tootmise asi, et inimesed ärkaksid hommikul hea tujuga, et see oleks üks siuke kaaslane. Ja siin me oleme teinud igasuguseid obedusi muidugi ka, tõesti, et siin ma olen ilmselt, ma ei mäleta küll, ma kujutan ette, et ma olen isegi laulnud siin. Ja teil hommikuprogrammis tundubki alati nii lõbus ja teil ei jää kunagi sõnadest ka puudu, aga kas te tulete alati hommikuprogrammi sellise mõttega, et paar nalja on ka varuks? Minu arust, mina olen seda meelt, et kui üks hea nali on, et igal juhul tuleb ära rääkida ja aga kõige parem nali on see, mis nagu sünnib nagu hetkes. See tuleb meelde ja siis ta tuleb, siis ta ajab ennast naerma, sest sellise, ütleme nagu ette loetud anekdootidesse ma nagu väga suhtuks ettevaatlikkusega, sest see ei pruugi olla sellel hetkel üldse naljakas. Ja see vägisi tehtud nali on tihtipeale see, kui sa näiteks kuulajana saad äkki aru, et sul on piinlik. Võt see on asi, mida ma nagu üritaks paaniliselt vältida, et minu kuulajal oleks minu pärast piinlik. Ikka juhtub. Mul läheb ka vahel nii pange, et see, aga see on ju, kui see juhtub nagu otse-eetris, siis sellest on võimalik alati niimoodi välja tulla. Kõik me oleme inimesed ja see ongi lõpuks ju naljakas, kui sa selle veel välja lõikad, pärast sellest saab kõige parem nali üldse. Aga kui nali sünnib hetkes, kas siis on ka programmi selline suurem ettevalmistus ka või tuletegi hommikul kohale mõtled, et davai, et teeme olenevalt saatest, et see, kui me räägime sellest hommikuprogrammist, siis me oleme ise jaotanud nädala teemade kaupa ära, mis annab lihtsamini keskenduda teatud asjade. Et kui sul on ikka teada, et esmaspäev on sul on tervisepäev, siis sa mõtled tervise asjadega seotud, juba ennem loed natuke ette, sul on ka külalised vastavalt sellele valitud, kes selle valdkonnaga ja siis sa saad natuke ette valmistada, milliseid küsimusi neile esitada, eks ole, see, et sul on teemad teada. Et meil on nii, et esmaspäev on siin tervis, teisipäeval on sport, kolmapäeval on kultuur, neljapäeval on teadusloodus ja reedel on siis selline vaba teema, ehk me teeme siis üks saatejuht teisele teeb sellise väljakutse hommiku, mõtleb talle välja mingi koerustükki, mida ta eeldatavasti pole varem, millega ta varem pole elus kokku puutunud ja siis see käib kõik otse-eetris, siis toimetatakse ära, et minul on siin, ma olen saanud siin tuletõrjujat mängida, täisvarustuses voolikuid siin loopida ja nii edasi, kuni selleni, et üks hommikul pandi mulle 5 kaani nabasse, perekaanid, istusin siin ja pidin nii-öelda tervenema kaaniravi, et seinast seina ja siis teine mees on siin saanud kõikvõimalikke pille proovida, mida ta elus asunut on saanud puhuda ja nii edasi. Igav ei hakka, jah? Ei hakka, aga see on minu soovitus kõikidele, et neid asju eriti just ka meedias, et saadetes tuleb teha niimoodi, et endal on huvitav. Kõigepealt sul endal peab tore olema, siis on kuulajal ka tore, see on nagu ükskõik, kas on muusika, teater, raadio või mingisugune avalik
et kui sa näed, et see, kes seda saadet veab või teeb või esineb kuskil, et ta ise naudib nii õudselt, siis me elame kõik talle kaasa. Jah, aga kindlasti vaatab ka mõni noor meid ja mõtleb, et vaat tema tahab seda raadiotööd teha, et mis nipp sul jagada on, et kindlasti, et annaks juurde seda indu veel? Tead, mina olen näinud seda kõrvalt, et ega see nagu see väikeste käopoegadega, kui ta ikka väga tahab, siis ta selle pesa lõpuks leiab, et see nii juhtub, küll ta kukkuma hakkab, aga see ei ole tegelikult muud retsepti kui oma enda huvitavate valdkondadega, see, mis sind huvitab, ka noort inimest, tuleb ise tegeleda. Kõik võimalused on tänapäeval ju olemas. Ja tänapäeval ei ole ju see, et isegi need sellised FM-raadiod, nagu, mis kostavad autodesse niimoodi üle õhu, ega need hakkavadki tasapisi juba, see on vaatama kaua see kõik, eks nad jäävad mingil, aga maailm on kolinud nii internetti, et podcasti raadiot teha on ju nii lihtne, et sa mõtle ainult endale teema välja ja hakka tegema. Ja igasuguse tegevusega on seda, mida rohkem sa seda teed ja kui sa oled pühendunult seda teed, sa lähed järjest paremaks. Keegi ei oska midagi päris kohe. Et seda karta, et ma teen mikri lahti, mis ma räägin, ma ei salli oma häält, eks ole, selle karju. See tuleb üle elada kõik asi, aga see on harjutamise asi kõik. Aga mis ma soovitan, et kui on plaanis vedada mingisugust sellisest nagu jutusaadet või niimoodi, siis võimalikult palju lugeda. Informatsioon on see asi, mida sa siin jagad teistele. Kui sa ise midagi ei tea, siis on sul väga keeruline. Aga kui me tuleme nüüd tänasesse päeva, täna on väljakutsete tegemise päev ja sul on täna hea, et sina siis esitad väljakutse Kristjanile, aga siin mainisid vahepeal erinevaid väljakutseid, mis sul on olnud vaja ära teha, aga mis oli see võib-olla kõige hullem või kõige põnevam väljakutse? Vaata, kui ma nimetasin seda kaani, et siis tagantjärgi see võib-olla on kõige hullem, sest ma veritsesin ikka õhtuni, ma ei teadnud, et see veri ei jäägi kinni, et see oli päris vastik, käis kodus särk, oli märku, et see jääb sulle lihtsalt meelde, aga ei, me oleme saanud siin erinevaid jube ägedaid asju, olen saanud tõesti proovida. Üks kihvtim, mis praegu meelde tuleb just nimelt siin Lõunakeskuses, et me olid need pultidega juhitavad autod, mida me saime siin rallitada siin mööda seda keskust ringi ja sa mõtled, et peaaegu 60-aastane mees, eks ole, et ei lähe selle kaasa. Me oleme nagu poiskesed ikka, mehed jäävad ju poisteks, et see oli nii äge, et sa saad päriselt proovida, et kus sa seda siis enam jälle? Tore, kus sa töö juures saad niisuguste asjadega mängida. See on väga äge, aga kuidas näiteks nagu sulle tantsimine on ja kui lähedane see sulle on? Mul on see väga lähedane, sest ma olen tavaliselt lava peal, kui tantsitakse. Ja ma olen noorest peale 40 aastat seda näinud, kuidas inimesed tantsivad. See on mulle väga lähedane tegevus. Mulle väga meeldib vaadata, kuidas inimesed tantsivad. Ise jään selliseks pigem, ütleme, niisuguse mõneliigutuse selliseks inimeseks. Aga tantsijad mind ei sega ja pigem on see, et see on meeldiv tegevus. Aga mis su kõige lemmikum mälestus on siis tantsimisega seotud? Neid on, et on ju olnud väikeseid asju ja suuri asju ja see, aga ikka muljet avaldav on tõesti see, kui sa mõtled, mis on nagu suur Eesti mõistes, siis see, kui sa näiteks seal suurel tantsupeol saad seal bändi laval seista kõrgel seal üleval ja siis sa näed, kuidas see plats on kõik triiki neid tantsijaid täis ja see on nii pidulik ja see on ülev, see on nagu mingi tohutu niisugune suur, niisugune ma ei oska seda kirjeldada, hästi võimas. Et see ikkagi on, et ega seal on, et seal on see mass ja üksikisik kuidagi nii sulanud ühte, eks ole, kõik see tunne, mis sealt tuleb. Inimesed ju kannavad igaüks endaga energiat, eks ole, eks see tantsimine ka energia vahetus, nii kui ikka. Seal ta võimendub veel eriti. Nii, me läheme saatesse. Jah. Aga veel kiiresti, sul on üks ülesanne meile, et mõtle oma lemmikartistile või kollektiivile ja sellest tuleneb ka meie järgmine tantsuvooru ülesannega, et selle laulu või esitaja saatel siis esitada ka tants ja mõelda tants välja. Evert and Two Dragonsi Sailor Man, võtke see näiteks, suurepärane lugu ja selle peale saab teha niisugust asja. Aga väga suur aitäh sulle, et sa tulid siia meile ja kutsusid ka meid külla.
No nii, tükike uuest ülesandest on nüüd teada. Meil on aga veel eelmise vooru võitja ja eripreemiate saajad välja kuulutamata. Ja et saaksime kedagi õnnitlema hakata, peame ära kuulama, mida on öelda ka meie auväärt kohtunikel, kes võistlejatest haaras kõige enam Leeli tähelepanu ning mida ta tantsulistes esitustes nägi, kuulemegi nüüd. Palun, Leeli! Milline võistluskava võlus ära aga meie teise kohtuniku Merle ning kuidas hindas tema võistlejate loomingud, saame kohe teada. Ole lahke, Merle! Tere, tantsijad! Minu tänased punktid. Saare sära, 1 punkt. Dance Stream, 2 punkti. 5 tähte, 3 punkti. Face, 4 punkti. Tähtvere, 5. Võru tantsukeskus 6 ja Error 7 punkti. Jõudu teile edaspidiseks. Kuidas hindas tantsukavasid meie kolmas kohtunik Helit ning kes või mis helitas tema hinge kolmanda vooru tantsuvideates? Anname sõna Helitile. Minu kolmanda vooru punktid on 1 punkt Saare sära, 2 punkti Tähtvere tantsukeskus, 3 punkti Dance Stream, 4 punkti Face tantsukool, 5 punkti 5 tähte, 6 punkti Error tantsukool ja 7 punkti Võru tantsukeskus. Suur aitäh auväärt kohtunikele ja taas hakkab selgus majja saama ning kujunema kolmanda vooru edetabel ja kohe on põhjust ühel tantsukoolil eriti suurt rõõmu tunda ja vahevooru võidul puhul uhkust tunda. Heidamegi nüüd pilgu punktidele. Palju õnne Error tantsukoolile. Teie olete tantsulahingu kolmanda vooru võitjad. Hästi tehtud! Seekordsid võitjaid rõõmustame taaskord emotsioone ja head paremat täis kingikotiga. Teid ootab väljasõit loodusesse ja kutsume teid Põlvamaale Räätsa matkale. Teile kuulub 5 piletit nende poolt. Lisaks pakume tantsijatele auhinnaks suurima heameelega ikka vett. Teile kuulub ka plokk Värska Natural Plus maitsevett, mis on täis kasulikke vitamiine ja mineraalaineid ning teeb pai iga tantsija kõhule ja tervisele. Veel on kingikott täis head ja vajalikku poetanud Kanepi vald. Lisaks seekordse võitja väljakuulutamisele on meil jagada ka eripreemia. Ka seekord on kohtunikud välja toonud tantsukooli, kes nende tähelepanu mõne erilise nüansiga paelusid. Eripreemia sai Võru tantsukeskus rahvuslikkuse ja leidlikkuse eest. Palju õnne ka eripreemia saanutele. Palju õnne saab täna soovida tegelikult juba kõigile osalevatele tantsukoolidele. Nüüd on tõesti jäänud veel vaid viimane pingutus ning kiidame ja täname teid selle eest, et olete seda meiega koos sel talvelt käinud. Enne viimase ülesandeni jõudmist viskame aga veel pilgu üldpunkti tabelile, millele on lisandunud ka seekordses voorus jagatud punktid. Nagu näeme, on tabelis toimunud mõningaid muudatusi. Esimesel kohal on Tähtvere tantsukeskus 19 punktiga. Teine koht kuulub praegu Error tantsukoolile 18 punktiga ning kolmandalt kohalt leiame Face tantsukooli 14 punktiga.
4. ja ühtlasi viimane selle hooaja tantsulahingu voor on veel ees ning juba 3 nädala pärast saame õnnitleda lisaks 4. vooru võitjale ka uut virtuaalset tantsulahingu võitjat, kes on aga auga välja teinud ka peaauhinna võidu. Et aga viimast väljakutset vastu võtta, teeme teatavaks ka lahendamist ootava ülesande. Meenutame siis, et killukese ülesandest andis meile juba Toomas. Muusikakapala, mille Toomas meile välja valis, oli Everett and the Two Dragons Sailor Man. Nagu ikka on klipi pikkuseks 2-3 minutit. Osalejatel endal jääb mõelda tantsule pealkiri. Valminud töid ootame hiljemalt 29. märtsi südaööks ning siis lähebki juba kõige viimaseks hindamiseks. Kõige viimane ja kõige tähtsam virtuaalse tantsulehingu ülesanne läheb eetrisse juba 3. aprillil ikka lehel tantsulahing.ee. Järgmisel korral kohtume juba selleks, et näha, kes võistlejatest päratakse virtuaalne tantsulahing 2022 tiitliga. Soovime teile armsad tantsijad ja treenerid palju lennukaid mõtteid ülesande lahendamiseks, mõnusaid ja lõbusaid trenne ning jätkuvalt tantsurõõmu. Aitäh, et olid meiega ja kohtume juba 3 nädala pärast ikka kell 6.